Tere, mina olen Munatopski. See tähendab, et ma olen nukkrebane Nukuteatri lavastusest Munatopskid, kus mängivad munakarpidest tehtud peadega nukud. Munakarpidest saab teha igasuguseid tegelasi, tibusid, kanu, kukkesid, öökulle ja metsloomi nagu mina. Täna õpetamegi sulle, kuidas valmistada Munatopski nukku, millega ise teatrit teha. Nägemiseni teatripisik Nukuteatrist. Tere, lapsed! Selleks, et teha sellist toredat Munatopski rebast või siis tibu, läheb teil vaja täiesti tavalist tühja munaresti, mida kindlasti kõikides kodudes leidub. Mina kasutasin rebase ja tibu tegemise juures sulgi. Aga kui teil kodus sulgi ei ole, siis natukene karva, lõnga või villa ajab ka asja ära. Mul on ka 2 paberpalli, mille ma panin rebasele silmadeks. Aga täiesti toreda looma saad sa ka teha, kui sa lihtsalt talle need silmad siia vildikaga joonistad. Ja hakkame siis tegema. Näitan teile ka, kuidas munarestist siis rebase nägu saab välja lõigata. Kõige kindlam on, kui sa joonistad pliiatsiga selle siia ette. Meie kasutame seda osa. Proovime lõigata mööda joont. Ja kui teil on kodus teravad käälid. Lõikame põsetal ümaramaks. See nüüd on tema nägu, aga rebasel on ka kõrvad. Kõrvad saab lõigata nendest väljaulatuvatest osadest, aga hea, kui sa saad jälle ette joonistada. Minu kõrv läks natukene katki. Võtame uue. Õnneks munakarp on nii suur, et siin on materjali on, mida lõigata. Selle lõikame pooleks. Need on 2 kõrva. Vääname need otsad natukene tagasi ja nendele kolmnurkadele, mis sa tagasi väänasid, siia tuleb panna liimi. Teisele ka.
laseme nüüd natuke sellel liimil kuivada siin kõrvade juures ja joonistame selle ajaga silmad. Mina tahan, et minu rebasel oleks sellised ilusad suured punnis silmad. Selleks võtan ma 2 paberpalli, markeri ja joonistan siia palli peale silmamuna. Ja teisele. Silmamunad kinnitame samamoodi liimiga. Aga rebane on väga paljas. Paneme talle natukene karva. Mul on siin ühed oranžid suled, sest minu rebane tuleb oranž. Sina võid oma kodus teha sellist värvi, nagu sina soovid. Sulgi on väga hea panna pulgaliimiga. Ja selleks ma katangi rebasel näo ümbruse pulgaliimiga ära. Liimi tuleb panna päris paksult. Ops! Silmad veeresid peast ära. Käed on liimised ja siis jäävad suled ka minu kätte külge. Ja mina panen talle nina otsa veel väikese karvase pallikese. Selline sai siis minu rebane. Head meisterdamist!